Kõrge intensiivsusega intervalltreeningu puhul on tegemist sportimisega, kus kiire intensiivne tegevus, tihtipeale kas siis kindel distantsilõik või kindel aeg sooritamiseks, vaheldub pidevalt madala intensiivsusega. Iga järgnev pingutus sooritatakse mitte täieliku taastumise seisundis, see tähendab hapnikuvõla tingimustes. Tulemuseks on organismi anaeroobse töövõime kasv. Harjutuse intensiivsel sooritamisel süveneb hapnikuvõlg. Puhkeintervalli ajal algab küll selle likvideerimine, kuid kuna puhkepausid on suhteliselt lühikesed, algab uus pingutus enne, kui võlg on täielikult eemaldatud. Sellest tingituna iga intervalliga jõuab hapnikuvõlg kõrgemale tasemele. Selle tulemuseks on organismi pikaajaline mõjutamine hapnikuvõlaga, pingeliste harjutuste sooritamine järjest suureneva hapnikuvõla foonilt ning kolmandaks võimalus viia hapnikuvõlg treeningu lõpuks kõrgemale tasemele kui ühekordset suure intensiivsusega harjutust sooritades. Vastupidavusalade sportlased kasutavad enamasti intervalle pikkusega 30 sekundist kuni 10 minutini, kus intensiivsus on üle anaeroobse läve. Millised aga on teaduspõhiselt parimad tulemust näidanud intervalltreeningud? Milline peaks olema intensiivsus? Kui tihti neid treeninguid teha ning mis on parim puhkepausi aeg intervallide vahel? Sellest lähemalt juba pärast introt. Pinsteri teadusjutud. Enne veel, kui me hakkame rääkima intervallide pikkustest, nende korduste arvust ja puhkepausidest on vaja mõista, et organism suudab taluda piiratud mahus intensiivset tööd ühe treeningu jooksul. Norra Olümpiaspordikeskus soovitab sportlastel iga treeningu intensiivsustsoonidesse jaotada, kasutades 5-tsoonilist mudelit, kusjuures polariseeritud treeningmudeli printsiibist lähtudes, sellest tuleb eraldi episood õige pea. Me tänases osas keskendume eelkõige kõrge intensiivsusega intervalltreeningule ehk tsoonile 5, kus tüüpiline efektiivne intensiivne aeg ühe treeningu jooksul on 15-30 minutit, aga mitte rohkem. Näiteks intervallid 6x5 minutit 2-minutiliste pausidega ongi võrdne 30 minuti intensiivse tööga puhkepause arvesse võtmata. Seega intervallidega ei tasu ühe treeningu jooksul liiale minna. Miks just tsoon 5? Sest Kolnik kolleegidega selgitavad artiklis, et kiired glükoleetilised lihaskiud aktiveeruvad alles juhul, kui sportlane ületab intensiivsuse 90% maksimaalsest hapnikutarbimisvõimest. Seega intervallid sellisel intensiivsusel aitavad kiiretel lihaskiududel adapteeruda ja muutuda väsimuse suhtes vastupidavamaks. Üks kindel viis töövõime parandamiseks läbi intervalltreeningu on teaduses välja hõigatud VO2 max kiirusel põhinev intervalltreening, mis aga eelkõige on mõeldud kõrgemal tasemel sportlastele, kel võimalused laborikülastuseks hapniku analüsaatoriga on hõlpsamad. Selleks tuleb sportlasel kasvavate koormustega töövõime testil kindlaks määrata enda maksimaalne hapniku tarbimise võime ja kindlaks tegema, kui kaua sel VO2 max kiirusel suudab sportlane vastu pidada. Näiteks kui jooksja nimega Margus saavutab enda VO2 max kiiruseks 20 km tunnis ning ta suudab seda kiirust hoida 5 minutit, millest tuleks teaduspõhiselt 60% võtta. Seega oleks Marguse intervallid 3 minuti pikkused ja kiirus circa 20 km tunnis. Intervallide arv võiks jääda treeningul vahemikku 6-8. Sarnane lähenemine on edu toonud keskmaa jooksjatele, kui 2 korda nädalas 4 nädala jooksul tehtud intervallide abil paranes VO2 max kiirus ning 3000 meetri jooksuaeg. Sarnaseid õnnestumisi on leitud ka teistest teadusartiklitest, jooksjate, ratturite ning sõudjatega. Sailorens Jursen uurisid 4 nädala jooksul 12 hästi treenitud jooksja intervalltreeningut. Iga nädal samal päeval laboris üks intervalltreening, kus intensiivse tööaeg oli kokku 24 minutit. Randomiseeritud järjekorras kas 24x1 minutit, 12x2 minutit, 6x4 või 4x6 minutit. Puhkeaeg sama intervalli kestusega ehk 1:1. Kusjuures intensiivne osa treeningus paluti joosta nii kiiresti kui võimalik. Nemad leidsid, et kiirus VO2 max kiiruse suhtes langes treeningu jooksul intervallide pikkuse kasvuga. Ehk 1-minutilise intervalli korral oli kiiruse langus esimese ja viimase intervalli vahel väikseim. Küll aga näiteks 6-minutilise intervalli korral seejuures langes kiirus enim. Hapniku tarbimise piik oli keskmiselt 92% VO2 maxist 2, 4 ja 6-minutiliste intervallide korral. 1-minutilise intervalli korral aga kõigest 82%.
Pooled sportlased saavutasid kõrgeima hapniku tarbimise ja südamelöögi sageduse 4-minutilise intervalli korral, küll aga subjektiivne hinnang koormusele ning ka laktaadi kontsentratsioon veres olid kõikide intervalltreeningute korral statistiliselt erinevusteta. Tulemustest lähtudes ja põhjusel, et intervalltreeningu eesmärk on anda organismile suurt ärritust ning tagada seeläbi kõrge füsioloogiline koormus, siis 3–5 minutiline intervall tundub olema autorite arvates kõige efektiivsem, mil hapniku tarbimine on neil puhkudel kõige intensiivsem. Kindlasti aga jääb õhku veel ka küsimus, et milline peaks olema puhkepaus intervallide vahel. Laialt on levinud 1:1 ehk võrdeline intervalli pikkusega puhkepaus, kui ka 1:2 ehk 6-minutilise intervalli puhul poole väiksem aeg pausiks 3 minutit. Sailer ja Hetleliid uurisid 1, 2 ja 4-minutilist puhkepause 6x4-minutiliste intervallide korral jooksulindil jooksjatel. Selgus, et 2-minutilise puhkepausi korral oli järgmise intervalli kiirus 2% kiirem võrreldes 1-minutilise pausiga. Küll aga polnud vahet, kas paus oli 4 või 2 minutit. Seega julgeksid 2-minutilist pausi soovitada küll. Samas on uuritud ka 6x4-minutiliste intervallide korral treenitud jooksjaid, kui nad said ise valida puhkepauside pikkused ilma kella nägemata. Huvitaval kombel tuli keskmine aeg sportlastel 118 sekundit. Seega, sportlase tunnetuslik lähenemine kinnitab, et 2-minutiline puhkepaus intervallide vahel on kõige optimaalsem. Et aga jõuda järeldusele, mitu intensiivset intervalltreeningut nädalas peaks sooritama, kutsus härra Jespen Donnessen Oslos kokku 15 eliitmurdmaa või laskesuusatajat. Sporditeadlane tekitas sportlastest 2 gruppi, kõrge sagedusega HF ning madala sagedusega LF. Intensiivse tööaeg nädalas oli küll mõlemal grupil ühtlustatud, küll aga HF grupp tegi nädalas 4 intensiivset intervalltreeningut, kui LF grupp 2. Kusjuures LF grupis 7 sportlast 9 parandasid töövõimet 8 kilomeetri rullsuusa testil pärast 12 nädalast perioodi, mis oli ka statistiliselt kiirem võrreldes perioodi alguse testiga. HF grupil aga 12 nädalaga töövõime statistilist parandamist ei täheldatud. Seega 2 korda nädalas intervalle näib olevat tõhus. Teadusartiklitest leitu annab meile seega kaasa järgmised teadmised. Intensiivne osa treeningust võiks jääda seega kuni 30 minuti piiridesse. Kõige efektiivsemad näivad olevat intervallid, mis 3–5 minuti pikkused. Puhkepausid intervallide vahel võiksid olla 2 minuti pikkused, kusjuures tempo tuleb viia miinimumi lähedale. Mõistlik on enne tähtsat võistlust vähemalt 8 intervalltreeningut planeerida 4 nädala peale ehk tee nädalas 2 intervalltreeningut. Kusjuures Dr. Pinsteri intervallmeetod soovitab 1 treeningu nädala alguses ning 2 nädala teises pooles, kus treeningud intervallide pikkuselt erinevad, tagades sellega eriti suure ärrituse organismile, näiteks teisipäeval 5x5 minutit ja laupäeval 8x3 minutit. Intensiivne intervalltreening kindlasti ei ole selleks, et soojenduse ja lõdvestusega treening tunde koguda. Treeningu kestus seega kindlasti ei ole kokku 2 tundi või enamgi veel. Mõtle läbi, mis on treeningu eesmärk. Olgu ka öeldud, et intervalltreeningul on lisaks töövõime paranemisele ka muid positiivseid efekte meie tervisele, mis täpsemalt seda näed ekraanil ilmunud jooniselt. Mõnusat intervallitamist. Järjekordne teadustulvil Pinsteri teadusjuttude episood on selleks korraks läbi. Kui sulle vaadatu meeldis, siis subscribe'i, like'i ning jaga seda vähemalt enda 3 sõbraga. Ja kohtume juba kindlasti järgmise episoodi ajal. Seniks aga varvad villi, tuttmüts pähe ja tõttu treeningule.